Väga hea aeg on ka talvel just rääkida tervisest ja sellest, kuidas oma keha hoida. Ning selleks oleme tulnud siia Kadrioru parki, kus me leidsime jalutamast ühe ägeda sportlase Saskia Alusalu. Kuidas siis sa oma keha tervise eest hoolt kannad just talvisel perioodil? Inimesed räägivad rohkem sellest, kuidas olla mitte haige, mitte kuidas olla terve. Ma arvan, et selle esimeseks osaks on enda keha kuulamine, et me ei saa öelda, et kuidas kõik inimesed peaksid tegema, sest me oleme kõik väga erinevad ja peaksimegi seda just enda sisetunnet kuulama. Ma arvan, et väga oluline on see, et me ei lahkaks kõike inimesi konveier meetodil, vaid läheneks individuaalselt ja saaks aru, et kõikidele inimestele ei sobi kõik asjad. Ma kindlasti ei taha võtta endale mingit õpetaja rolli, et mina lihtsalt üritan oma organismi kuulata ja uurida ja küsida nõuandeid, mis mulle võiks sobida ja siis vaadata, kuidas mu keha reageerib. Mind on C-vitamiin, mina võtan igapäevaselt ja ma tunnen, et sellest on palju abi. No aga mida sina siis teed enda jaoks, et mis sa omale avastanud oled? Et keha oleks tasakaalus ja nagu me teame, siis tippsport ei ole just tervislik ja see väga suure osa ajast keha on stressi all ja sellel tuleb lasta taastuda. Kõige olulisem on kindlasti tervislik toitumine ja liikumine. Aga kuna meie keskkond on ka nii palju muutunud ja nii palju stressi rohkem, siis on hea vaadata, kuidas me toidulisanditega saaksime toetada oma keha aga kindlasti on oluline jälgida, kui palju ja mida ja kui kvaliteetne see toidulisand on. Mis sinu jaoks on see lisand, mis on aidanud sul tervist hoida? Talvisel perioodil ma arvan, kõik teavad, et D-vitamiini võetakse ja C-vitamiin on ja valgust ei ole meil aga C-vitamiin minu jaoks ka, et ka sporti tehes seal on väga palju lihaskahjustusi ja C-vitamiin on põhimõtteliselt siis kõige väga tugev antioksüdant ja aitab meil immuunsüsteemi tugevana hoida. Ja C-vitamiini puhul on väga oluline jälgida, et mitte ainult seda kogust, mis seal sees on, vaid see, et see oleks just pikendatud vabanemisega. Sest neid turul on nii palju igasuguseid C-vitamiine, sa lähed apteeki, vaatad, et nagu riiulid on neid täis, et kuidas siis sellist õiget leida. Vabanemine, et mida see siis tähendab? Mulle meeldib väga spordi teemal lugeda ja õppida. Ma olen Lambertsi käest saanud väga kasulikke nõuandeid ja nad on mulle puust ja punaseks lahti seletanud, kuidas miski asi toimib. Et see ei ole lihtsalt, ma ei ürita öelda, et üks asi on parem kui teine, lihtsalt nende toodetel on see pikendatud vabanemine ja see tähendab seda, et see kogus vabaneb pika aja vältel. Et kuna meie keha ei ole võimeline omandama rohkem kui 200 milligrammi korraga, siis põhimõtteliselt, kui see ei ole pikendatud vabanemise ajaga, see tähendab seda, et kui see on näiteks 1000 milligrammine tablett, siis see 800 milligrammi lihtsalt tuleb välja. Et seal on nagu tühja minek siis sel puhul. Just. Mida me võiksime siis C-vitamiini kohta veel teada, mis siuke kasulik info oleks? Ma arvan, et oma kogemuse põhjal ma saan seda öelda, et C-vitamiin, mis oleks pikendatud vabanemise ajaga, see on palju leebem seedetraktile ja ta tagab stabiilse C-vitamiini taseme organismis pikema aja vältel. Kui on nüüd inimesed, kes on natukene segaduses, vajavad abi otsustamisel, mis sa neile soovitad? Ja nagu ma enne ütlesin, et kõik inimesed ongi erinevad ja me peame ise enda organismi tunnetama, aga selleks peab meil olema mingisugune teadmine, et mida ja mille jaoks meil vaja on. Et rohkem ei ole alati parem, et mõnikord on see lihtsalt rohkem. Et Lambertsil on minu arust väga tore see, et neil on ka selline, nende juurde saab küsida küsimusi ja nad oskavad soovitada. Nii et igaüks leiab omale õige asja, siis mis tal on vaja. Ja täpselt, et lihtsalt suvaliselt midagi sisse võtta, et sellel ei ole mõtet, et ma arvan, iga asi peab käima mõttega. Aga aitäh sulle, Saskia, et sa meiega neid tervisesoovitusi jagasid. Talvisel ajal tasub hoida oma tervist
ning nagu me kuulsime, Saskia on siis valinud omale Lambertsi tooted, mida ta usaldab ja neid leiab kõikides hästi varustatud apteekides, aga kindlasti tasub kiigata ka koduleheküljele. Nii et hoidkem oma tervist sellel külmal, mõnusal talvisel ajal.